No hei laamad, tere tulemast kuulama järjekordset Draama Laama podcasti. Mina olen saatejuht Sillekas ehk Sille-Kadri Simer ja mul on täna stuudios, ei julge küsida vanust, aga minu hea sõbranna Triin Sepp, kes siis teeb muideks ka dragi, laulab karooket ja on lihtsalt ilus ja värviline ja come on, vaata seda outfit. Sa matchid nii tooli kui taustaga, see on fantastiline. Esimest korda siis stuudios. Tere tulemast, Triin. Tere, Sille. Üliäge on olla siin. Ma ei teadnudki, et ma saan kardinatega päris sama värvi olema. Ma nagu mäletasin, et need on natuke teist tooni, aga tead, mõnikord see mehe aju ikka lööb sisse, et sinine on ju sinine. Mis mere sinine, türkiis ja... Ei tea, see on mingi värk. Ma mõtlesin, et tuled tegema seda nalja, et does the curtain match the drapes, vaata, et nagu liter. Nagu... Selles mõttes juuksevärvi paki peal üldiselt on see, et ei tohi värvida kulme ripsmeid ja mõned targad isegi panevad tutikarvu, nii et... Nii et ei, these curtains do not match any of the drapes. Ma väga loodaks ka, ma oleks väga mures nagu, et... Jaa, ei see on sama nagu, ajad nagu täitsa paljaks nulliga ja siis on ikka nagu siuke kergelt sinakas kollakas eestlase talveihu, mis pole päikest näinud. Ja, aga ei väga, selles mõttes väga ägedad värvid on. No, ilmselgelt ju mulle meeldivad need värvid, sest stuudio on seda värvi, et aga sa ma just nägin sind alles ju. Jaa, ma suutsin nüüd 1,5 aastat olla ilma juukseid värvimata, sest ma ajasin ju suht nagu nulliga maha. Emaga koos tegime, olin solidaarne. Also nagu tema, kes ta on ka terve elu olnud nagu pikkade juustega, tal oli lapsepõlvest mingi väike trauma sellega, et vanasti nagu kui sul ei olnud aega nagu tütrele patsi punudes, sa lõikasid talle potisoengu. Ma ei ole kindel, kas see oli päriselt potiga. See on võimalik, et see oli päriselt potiga, aga ma seda detaili ema käest ei mäleta. Ta kirjutab mulle peale selle episoodi kuulamist. No see legend tuli sellest küll, et kunagi seda päriselt pandi kauss või midagi pähe. Ja siis oli see, et kui sul oli siin mingi väike ava, siis oli see koht, kus kaussil oli mõra sees. Aga ise õnneks keegi seda minu peal ei ole teinud, et mu vanavanemetel oli raha, ma sain ikka päris juuksurites käia, aga mulle lõigati seda soeng, mida mu vanaema tahtis. Nii et ma ei tea, kas see oli võit või kaotus nüüd, et ma ei tea. Milline see soeng oli siis? Ma kujutan ette, et nagu mingi selline mitte keemilised lokid. No need on minu omad tegelikult. Need on minu omad. Minu. Ma isegi nägin vaeva natuke ja panin mingid soolaspreid ja asju, sest kõik 18-aastased tüübid on nii kadedad su peale, et nad, kes käivad keemilistes, teevad seda laama soengut endale, vaata nüüd... No sinu laama on palju pungim nagu. Ja minu laama on äge. Jaa, aga ma sain ka kunagi teada, et ühel ühisel sõbral olid ka keemilised lokid. Ma olin nagu... Ma mõtlesin, et ta on nagu... meie lokilammaste parteist ja siis tuleb välja, see oli nagu... Ma olin korraks, tundsin ennast hästi reedetuna, aga siis ma mõtlesin, et tead, need olid hästi tehtud. No, minu vanaema tahtis ikkagi, et mul oleksid hästi võimalikult pikad juuksed, seega 3. klassini olid mul reaalselt tagumikuni. Ei ole, sest et need olid kohe pusas ja ma vihkas juuste kammimist ja mul oli väga suured sensory issued ja siis kogu aeg need vaata takkus ja pusad ja kõik. Ja siis käisid kusagil muruses püherdamas ja mingid rohulibled ja asjad. Ja toona ei olnud ju sükest asja ka, et oleks pandud mingit kookosõli või midagi sükest asja juustesse. Hea, meil toiduõligi oli mis kookosõli. Ja nagu pusaspreid, nothing. Ja siis ühe korra mulle ju meeldis muidugi vanaema mingid lokitange asju vaata kasutada. No lihtsalt vanakool, väga, ma mõtlen vana, nagu ikka, mis on ikka ära kõrbenda. Ja kui sa mõtled vanakool, siis mina mõtlen juba nagu need, mis pliidi peal käisid. Kas sa kujutad ette, nagu triikraud, milles pandi sisse umbes... Sükse ajastumad ja ma suutsin endale mingi sükse vaata, millega sa peaksid koolutama harjad vaata ja ma suutsin selle endale niimoodi juustesse keerata, et seda ei olnud võimalik mitte mingit pidi välja saada ja niimoodi, et mul pidi vanaema lõikama siis selle nagu välja juustest ja siis mul tulid need järkus nagu juuksed, läksime juuksest lõigati nagu järku, et siis mul ei olnud nii pikad, aga ja ma mäletan, kus ma nutsin ja kuidas kisuti seda, aga ma mõtlesin, et ma teen endale nagu loki, aga see on need harjased ja ma keerasin endal terve salgu lihtsalt siit eest niimoodi kõik täiesti nii pusasse, et see oli ikka... No ma kujutan ette, et vana inimesel ei ole ka nagu kannatust, et mingi karvhaaval nokkima hakata. Minu vanemal kindlasti olnud. Ja ma olen ükskord, mul on sellel sõbral, nüüd on rastad, aga see oli veel mingi viimane, ma kujutan ette, et see võiski olla ta viimane juukse kammimine pre-rastasid. Ma just võtsin mingi häng, nagu teate, hängid sõpradega, vaatate mingit asja, libistate õlli veits ja siis olin nagu, kuule davai, ma üritan su juukseid kammida lahti. Tähendab, õlu sai enne otsa kui juuksepusad. Ma täitsa usun, jah. Ja, aga jah, et mul on nagu mingi kannatus, tead, selline
rahulik tegevus, eriti kui on nagu ka mingi muu meelelahutus seal kõrval, et mina oleks selle harja kätte saanud. Ma usun, ma 100% usun sinusse selle koha peal. Aga nende lokkidega, nagu päris oma lokkidega on see, et sa lähed magama, on ju, esiteks on see, et talvel ma ei ole üldse saanud lokke teha, või teha, nagu mul on see, see mingi aine, vaata, et pesed pea ära ja siis paned seda lokikeeli ja siis teed nagu scrunch, on ju, ja siis lased ära kuivada ja siis jäävad su lokid ka lokikujuliseks päriselt, on ju. Aga siis on see, et sa paned mütsi pähe, mida talvel tuleb kahjuks teha, ma olen eriline külmavaras, nii et siis sealt alt ei jää midagi järgi, on ju. Ja siis lähed magama, mul on need silmaklapid, milles on need, ütle nüüd, mitte kõlarid, vaid nagu kõrvaklapid. Kõrvaklapid, aga silmaklapid ja kõrvaklapid. Sorry, see on liiga fancy minu jaoks. See on nagu magamiseks, et sa saad nagu magama jäädes podcasti kuulata. Ma loodan, sa kuulad siis minu podcasti ikka, on ju? Seda osa pead kuulama ikka. No muu hulgas. Tegelikult siis, kui ma ise ka veel kunagi podcasti tegin, kes see kuulab? Sa kuulad mina kuulasin, ma mõtlen, et sa kuulad oma podcasti. Ei, ma kunagi kuulan oma podcasti. Ma pole ühtegi dissidendi osa kuulanud ega Draamalama. Enam-vähem. Okei, Draamalama ma olen pidanud kuulama, sest mul oli see, ma unustasin ära, mis kohad tuli välja lõigata, sa pidin kerima vaata kuulama veits. See on ka ainsad korrad, kui mina oma podcasti kuulan. Aga niimoodi, et ma läheks lihtsalt kuulaks oma podcasti. Oma enda häält, Ma juba tean kõiki neid lugusid ju. Täpselt. Mul ei ole vaja nagu hakata üle analüüsima. Päevapokaali. See oli üks mu lemmik podcasti, ma olin väga paha, nagu te lõpetasite. Mulle väga meeldis Päevapokaal. No, ütleme nii, polnud minu süü. See on aus. See tuleb... Vaata, kui see meestega asju... Ma eeldan, et see tuleb draama osasse siis, jah. See on Patreon. Kui sa ei ole minu Patreoniga liitunud, siis sa ilma poolest sisust, sest päris draama on mul Patreonis tegelikult, sest inimesed maksavad selle eest, seega see ei saa olla niisama tilulilu. Jaa, muidugi, see ikka peab ka spicy shit olema. Eelmine Patreon me rääkisime, see oli üle-eelmine Patreon, rääkisime peielauast, mingi eelmine Patreon meil olid eksidraamad, dissidentdraamad, siin on kõik draama, nagu mingi full, mingi kõik, vaata. No näed, siis nüüd tuleb välja, et esimene kord, kui ma siis räägin seda lugu kuskil avalikult, kus maksumüüri taga avalikult, jah, maksumüüri taga avalikult on siis apparently nüüd tuli meelde, mis ma kogu aeg unustan ära, kui keegi küsib, et mis su lemmiklaul on? Ma pole kunagi elus ühtegi muusikat kuulanud. Mis lemmikfilm? Ma isegi pole liikuvaid pilte kunagi näinud. Lemmikraamat, no kas ma oskan isegi lugeda? Et täpselt, nii kui keegi on, et mingi äge draama lugu, šalala, mis sul juhtus hiljuti. Ma ei ole kunagi kodust väljaski käinud, mul pole sõpru, ma ei oska rääkida isegi. Et täiesti pea läheb täiesti tühjaks. Ja siis jutu käigus mingi hetk tuleb nagu absoluutselt, seda ma räägin sellepärast, mul on nii raske ka teha nagu stand-upi, sest mu kõige paremad lood, mu kõige parem materjal tuleb täiesti nagu puusad tulistades. No ma olen näinud seda, sest me tegime ju koos vaata variety show'd, et kus sa siis host'ide ja mis oli väga lahe, et nagu Biconic, see oli ikka ikooniline minu arust. Et see oli väga-väga äge ja siis ongi, et osadel inimestel jah, et kui sul oleks kirjutatud naljad ja harjutatud, ma arvan, et see oleks ikkagi hea, aga seal hetkes, vaata, kui sa publikuga suhted, siis tihti see ongi nagu see ehedam ja see ongi su persona. No sealt ma tunnen, et kui ma nagu teeks seda etlemist, ma olen etlemist ka teinud väga-väga palju põhikooli ja keskkooli ajal, et ma tunnen, et nagu mingi pool sparki läheb kaduma, kui ma liiga palju harjutan. Jah, ma olen ka sellega pange pannud, et ma hakkan üle mõtlema igat lauset ja siis see tundub kunstiline ja mul on öeldud ka seda, et Sille, su naljad on väga head ja sa oled väga polished, aga vahel sa ei ole nagu kohal, et sa vahel nagu lihtsalt peast loed. Sa nagu näed, et inimene... Loed peast oma nalju, aga tahaks, et sa oleks rohkem nagu relaxed. Nagu ma mingi, aga ma olen fucking võistlusel, tead mis pressure, vaata ongi see, et ma olen võistlusel, mul minutid jooksevad ja et iga lause, kui ma naerma aja, siis mind võidakse välja hääletada, et see on nagu max pressure ja siis ongi see, et see ärevus lihtsalt saab võitu, et kui on vähem nagu stressi, miks mulle meeldivad oma soolotunni kõige rohkem, ma saan tund aega olla publikuga ja seal ma saangi olla seda, et mul ei ole seda neljandas seina, ma räägin, ma võtan vabalt, ma vahepeal olen fuck this, ma ei taha enam seda nalja teha, ma teen hoopis seda või ma räägin seda lugu, ma räägin hoopis seda lugu, et siis mul on nii palju aega, aga kui mul on 5 minutit, väga raske on 5 minutit, ma tunnen ennast üliärevalt ebamugavalt, kui mul antakse vähem aega, kui mul antakse rohkem aega. Just hiljuti kuulasin ühte Trevor Noah mingit soolotundi ka ja siis tal oli, et stand-up või nagu selle püstijala koomika tegemine on sisuliselt nagu seks. Seks kellega? Selles mõttes tema rääkis seda nagu sellest oma mätteotsast, et mina, eks ole, olen mees ja teie publikuna olete naine ja siis minu ülesanne on teid siis antud ajalimiidi, ka ajalimiit on võib-olla see nagu
seda osa tal vist ei olnud, et noh, mingi teatud aja jooksul rahuldada, onju. Ja ma tunnen, et siis minu nagu esinemist hinnatakse ju selle järgi, et kui palju te häält teete. Okay. Ja võib-olla te olete nagu sellised omaette naerjad on ju et noh, ja siis või noh, mõned naised apparently ka ei tee seksi häält ja nii, et noh, ongi raske. Okay, ma tavaliselt ei ole meestega nõus, aga kui ma hakkasin stand-up'i tegema, siis ma sain aru, et 5 minutit on päris pikk aeg. Kui sul ei lähe hästi, siis 5 minutit on väga pikk aeg ja sa tunned seda igat hetke ja sekundit, onju. Aga muidu vaata, kuna ma olen naine ja ma vahel olen ka teiste naistega, siis mulle meeldib aega võtta. Mulle meeldib rahulikult eelmäng või kõrrita. Siuke, et see minu jaoks kestabki terve päeva see vaata kõik kokku tegelikult, sest et see saab alguse. Ma olen liiga kärsitu selle jaoks. Ma tahaks öelda, et ma olen eelmängu jaoks liiga kärsitu, aga nagu otseselt mitte, aga natuke ikka olen. Ja siis ongi nagu, see on ka see mingi ATH vaata, et ma mäletan ka meestega seksides, ma olen ikka nagu järgmise päevaplaane paika pannud küll ja veel. Mulle meeldib võtta nagu selles mõttes aega, et nagu vahepeal õrritada, vahepeal nagu tõmmata tagasi, et on aega, ruumi, õhku. Ja just siis, et ma tean, et eriti kui mul ei ole järgmine mitte midagi, onju. No jaa, et siis ma saan telefoni ära panna, ma pean mõtlema selle peale ja lihtsalt nagu olla hetke sellist nautida, et siis ongi, et siis see ongi seksi point, ma olen aru saanud. Jaa, šokeerib. Šokeerib, onju. The more you know. Mis asja tuleb hetkes olla või? Pane tähele, ütle ATH-kale, pane nüüd tähele, onju. Aga vahel tead, on olnud ka siukseid kähkukaid, et tõesti, et maha ja taha ja kõik. Aga nagu need on omamoodi ju. Omamoodi hot, onju. Absoluutselt. Et jah, aga mul on pigem nagu meestega olnud nagu neid rohkem siukseid kärsitumaid, vaata selliseid nagu, et ruttu saab läbi. No jaa, no selles mõttes, kui pojojoing on ja noh, neil on see, et nii kui tala püsti on, siis põhimõtteliselt saab ju minna, aga lurts libestit, kes see kannab kaasas? Mõnikord inimesed kannavad, aga ma tean võib-olla nagu teisi põhjuseid, miks veel võib-olla seda vaja. Tiim Kupsik võib-olla kannab. Tiim, mis asi? Kupsik nagu menstruaalanum. Okay. Selle jaoks on libesti hea. No ma ei ole proovinud seda. Kui sul mõni vanem naine kuulab, siis nii kui menopaus või perimenopaus tuleb tuppekuivus nagu lurts libestit läheb jälle. Okay. See on hea soovitus, praktiline. Ja ma ei tea. Minu lipinurk siis, libestid igal pool kaasas. Tuleb välja lipinurk. Lipitsemine. Libesti nipid ehk lipid. Ja lipid. Nii, aga et see on mingi teema, et glütseriini ei tohi olla vist libesti sees, sest noh, sisuliselt see on niisugune tupeseene toit ja kellel tupeseene olnud on, see teab, et see on tüütu asi. Ei taha, soovitan vaenlastele peamiselt. Okay. Kõigile vaenlastele tupeseened, juhu. Ja kõik mu eksid kuulake. Jah. Ei no, kõik mu eksid ei ole mu vaenlased, absoluutselt mitte, ainult mõned. Mul ei ole neid nii paljugi, mul on vaenlasi rohkem kui ekse. Ma ei tea, ma ei viitsi vaenutsemise asju üleüldse teha, aga jaa, Sliquid on hea, mitte pidi olema hea, vaid on hea, sest ma ei tea, meie kodu libesti bränd. Väga tore kuulda, väga rõõm. Et ma ei tea, kuidas me jõudsime libestini, aga... Ei no, ma olin juba sisuliselt esimese minuti jooksul maininud oma tutikarvu, nii et selles mõttes... Ja mulle, vaata, mu sõbranna käis podcastis hiljuti, siis ta ütles, et mul on võib-olla liiga PG, et võiks olla natukene võib-olla rohkem... Mahlaka materjal või? Mahlaka materjal, siis ma mingi... Ma ei tea, kas peab olema kohe mingi seksinaljad, et... Nii alati ei pea, mõnikord võib. Aga mul ongi see, et ma võin rääkida nagu mingi 10 minutit oma infotampida mingil teemal, mis mulle parasjagu on nagu minu see special interest ja sa oskad väga hästi teha seda naeratamise ja noogutamise asja, ma olen täiesti veendunud. Aga nagu ma võin ka lihtsalt niimoodi littida mingit täiesti võib-olla ebaviisakat asja, nii et minu puhul on sisuliselt see, et raputas, see Magic 8 Ball, sa kunagi ei tea, mis sealt nagu tuleb. Ei, seda kindlasti, sest et mina nägin ühte sinu special interesti, kuidas üldse stuudiosse tulid, oli see, et ma nägin siin stuudio ees mängimas Pokemon Go'd. Ja ma isegi ei tunne nagu piinlikkust selle üle. Ja nüüd siis oled Pokemon, et... Ja, sisuliselt nüüd ongi, ma ei tea, I caught half a Pikachu ja nii siis on. See ei ole päris minu värv. Me värvisime Melliga mõlemad, minu kihlatuga, oh my god, rõve. Ma ei oska nagu olla niimoodi klassikaliselt naiselik. See on nagu täiega larp, kui ma üritaks seda teha, et mina olen mu kihlatu. See ei ole sina, jah? Ma ei oska olla.
ma üldse ei oska seda teha, see kuidagi I can do demure, I can do mindful, mõnikord neid isegi koos, aga üldiselt on see, mis te saate nagu pigem it's the crazy ja ma ei ole mitte kunagi nagu seda crazy't varjanud ka. Sest ma saan aru, et mõned inimesed üritavad nagu, et tere ja me nüüd tutvume, ma teen su publikule silmi praegu onju, et me nüüd tutvume ja siis ma üritan olla nagu parim võimalik versioon endast ja et sa ikkagi, et ma meeldiksin sulle nii. Ja siis pärast hakkad nagu tasakesi koorid neid sibulekihte ära ja siis saad aru, et tegelikult seal all oli küüslauk. Okei, sorry, ma olen autism, ma nagu olen harjunud etendama ja maskeerima vaata, sest sama, aga seda osa ma miskipärast ei saanud. Ma mäskin küll, jaa, absoluutselt. Aga mu maskid on ka kõik nagu mingit otsapidi ikkagi mulle nagu näo külge kasvanud. Et ja okei, mul autismidiagnoosi ei ole praegu, just mu psühhiaatria kliinik helistas mulle enne selle podcasti mingi hetkel, et nad tahavad teada, kas ma ikka tulen homme oma kohtumisele. Jah, tulen, sest mul on ravimeid vaja vahetada. Aga mul jah, autismi diagnoosi ei ole, aga mul on nii, kui ma sain ATH diagnoosi lõpuks, ma olin 29, nii et noh, see oli ikka tükk aega traumat, et nagu miks ma nii imelik olen, jõudis sinna peale nagu tulla. Siis tegelikult sa saad aru, et sa ei olegi imelik, sul on lihtsalt omad eripärad ja kõik teised on need, kes ei aktsepteeri sind. Tegelikult ei ole, sa ei oleks imelik, kui kõik oleks fine sellega, et sul on ATH või autism. Ja. Aga noh, lihtsalt on ka see, et kuna me oleme ühiskonnas, mis on nagu ehitatud üles, vaata neurotüüpilisi inimesi arvesse võttes, siis mõned asjad ongi keerulisemad. Sest noh, lihtsalt, ma ei tea, mingid struktuurid on siuksed ja teistsugused. Aga seda jah, et ma oleks nagu hullult üritanud mäskida väga noorena. No selles mõttes, et ma eeldan, et või noh, mis eeldan, tähendab, autismi ja ATH mõlemad on ju pärilikud. Jep. Nii et kui sina saad diagnoosid, siis pereliini pidi vaadata hakkab väga põnev, et jep. Kui sa näed, kus see tuli, on ju? Ja. Nii et ma arvan, et üks ühelt, teine teiselt on ja siis kui pereliikmetel on ka need, siis nagu nad ju aktsepteerivad sind. Et noh, loodetavasti. Kui nad on elus? Jah, see aitab. Siis võib-olla nüüd ei ole valikut enam. Samas tegelikult, kas kummitused saavad paremini aktsepteerida too? Kas usud kummitustesse? No okei, siis jah. Või no selles mõttes, et mul on nagu see teema, et kui mu surnud emale meelde, ma temast räägin või tema selle kõige üle nalja teen või mis iganes, siis ta võib mind tulla kummitama. Jah, aga sa ei usu kummitustesse, tas ta ei saa tulla. Tillikas. Aga ta ei ole tulnud siiani kummitama seega, kas mul on väga head naljad ja tal on okei sellega või siis jah kummitusele. Aga see on väga hea kontrollmehhanism too. Selles mõttes, kuidas tõestada kummituste olemasolu või mitte olemasolu? On hullemaid meetodeid kummituste olemasolu tõestada. Ja ma olen seda Ghost Hunterit või mis iganes. Ma olen igasuguseid, ma olen isegi teinud seda kunagi. Nagu ma olen agnostik selles osas, et ja nagu some shit be creepy. Mõned asjad lihtsalt on väga, väga kuidagi no ma ei tea, selles mõttes minu spookid ja veidrad, aga noh, ma ei ole otseselt näinud ja kogenud midagi väga põhjapanevat, mis kinnitaks mulle seda. Seda küll, aga mina kardan nagu elus päris inimesi rohkem, sest et kui mõtleme mingi Epsteini failide peale või mingite sükeste, loed uudiseid, siis see on nagu täiesti actual ja, et loed mingid sõjaasju, vaata mingi, mis toimub kusagil on ju mingites riikides, siis ma ei oska nüüd lugeda enam, jah. Mis on huvitas, ise oled kirjutanud väga ilusaid arvamusartikleid ja asju ja et aga võib-olla lugemisoskus pole vaja kirjutamisoskuseks. Hei, ja ma mingi hetk peale seda, kui ma sealt meediatöölt ära tulin, siis ma olen nagu täiega teinud mingit ajalehe paastu. Sest ma lihtsalt tunnen, et ma mingi hetk lugesin ja kirjutasin oma tähemärgid täis. Okay. Ja siis need on nagu, ma ei jaksa lihtsalt. Vaata, kui sa mingit asja nagu surud ja pressid, vaata täiega, mida see meedialiini töö nagu ikkagi on, et noh, kui sul on X arv artikleid päevas ja tuleb poolkõva tilliga läbi tilliskivi seina ennast trukkida, siis saavad tähemärgid otsa küll, jah. Jah, ega kui sa oled loov inimene, siis väga raske on seda sundida ennast olema loov või kirjutama, et mul on ka, et ma kirjutan ka arvamusartikleid, aga lihtsalt
kui mul ei ole seda tuhinat peal, siis on väga raske seda kirjutada tegelikult, millest ma kirjutan, pole ühtegi ideed, on ju. Et kui mul tuleb see päris emotsiooni peal, siis tuleb see väga hea, on ju, ja siis seda loed. Ja siis sul ei ole ka mingit sünnitusvalusid nagu teksti tegemise puhul. Jah, okei. Sisuliselt. Sest vaata, muidu on vaata seda, pressid neid hämärk endast välja, on ju. Aga kui on mingi asi nagu mingi poliitik jälle ütles, et ma ei tea, homopropaganda kohta midagi, siis on nagu lupsti väljas. Tere tulemast kuulama homopropaganda podcasti selles mõttes, et see on 100% homopropaganda, mul on vist pooled külalised. On kuidagi kväärid? Kuidagi pidi jah, või kui nad ei ole, siis on siin avastanud või no ma ei tea, kes teab, aga ei, mul on väga palju käinud seda läbi, seda teemat lihtsalt, et mis on arusaadav ka, et seega minu arust meil on rohkem vaja homopropagandat, sest kui ma vaatan, kuidas 2026 aastal täiskasvanud mehed kaklevad selle üle, et kellelgi on roosad juuksed või sealt roosad juuksed pederast, ma mingi, issand jumal, kas ma olen tagasi põhikoolis või mul oli nii piinlik. Mul oli nii piinlik vaadata mingi TikTokis, mõtlesin, et kuidas seda 2 Krissi siis omavahel on ja mingi, et kuule mees, mingi, ma näitan sulle koha kätte mingi umbes, et tule muga kaklen värk, ma mingi, oh my god, palun pange ila üksteise vahel, lõpetage ära mingi, ma olin ka, nagu see juba oli, ma vaatasin neid videos, ma olin nagu, see on nagu õrritamine. Ja pärit kõige sirgem asi, mida sa saad teha, on keppida teist sirget meest. Tundub nii jah, sest et see nagu, ma ei nagu mitte kedagi ei koti ühe Krissi mingid roosad juuksed ja teise Krissi arvamus sellest roosadest juustest, aga neil on mingi full beef draama. Ja siis ma lihtsalt vaatasin seda, ma olin nagu, oh my god, mehed, kui vanad te olete, issand jumal, seda mul oli nagu tõesti fucking pange ila, get over with this. Ja arvamused on nagu perseaugud, meil kõigil on need, on ju, aga kas sa pead seda alati näitama? Ei, enamasti ei pea. Ja mul lihtsalt nagu kõrvalt vaadates on ju, tundus see nagu selline, kuidas ma ütlen, selline homoerootiline õrritamine. Mingi tule mulle näita koht kätt. Aga ongi. Saame kokku umbes mingi, et ma umbes näitan sulle umbes. Mingi rinnad vastakut. See oli nagu, wow, that's gei. See on gei, nagu see, mida te teete omavahel, see on gei. Mitte see, et ühel Krisil on roosad juuksed, nagu nobody cares. Nobody cares! Kusjuures, fun fact out of my random fact bank on siis see, et roosa värv tegelikult algselt oli poiste värv, sest roosa on nii, vaadake, agressiivne toon, on ju, selline jõuline värv, ta ei ole üldse nagu pasteelne malbe ega mitte midagi. See oli algselt hoopis poiste värv. Ja tüdrukute värv oli helesinine, sest helesinine on pasteelne ja malbe nagu üks korralik tütarlaps peaks olema. Oleks, kui ma jooks ka nagu gaseeritud asja, siis ma oleks siia võinud praegu räige krooksu panna nagu punktiks, aga mõtteline krooks siia. Mõtteline krooks, ja. Aga ma ei ütle sulle, et lisa see postis nagu, sest see oleks liiga tüütu, aga ma mõtlen selle peale. Kui meile podcasti lõpus meelde jääb üksteisele seda meelde tuletada, siis võib-olla te kuulete seda heliefekti ja võib-olla ei kuule. Ja nii on ka hästi. Mõelge oma peas välja kõige mahlakam krooks, mida te olete kunagi kuulnud ja pastige seise sinna. Ja do the work nagu. Selles mõttes ma tahtsin öelda, ma vahepeal kuulen heliefekte, mida seal ei ole. Ma usun seda. Aga see kõlab nagu juba natuke siuke, et peaks psühholoogile rohkem maksma, et veel mõned diagnoosid saada. Ei, tegelikult lihtsalt ongi vahepeal nagu mingi asi lihtsalt sobib mingisse kohta nii hästi, et sa nagu aju teeb selle autokorrekti ja... Aga tulles tagasi sinu kihlatu juurde, siis... Ja, me värvisime juuksed Melliga koos. Mis värvi tal siis nüüd on? Tal on roosakad. Võib-olla nagu natuke nagu seda tooni, aga heledam. Ta tahtis siukest bubblegum pinki saada, aga tumepruune juukseid blondeerida on, ma oskan, need läksid heledamaks, aga kui see baas ei ole nagu selline täiesti lumivalge, ikkagi siuke külm blond, mida on nagu juuksurid kindlasti saavad sellega hakkama ja neil on mingid oma valemid ja särgid-värgid ja nad teavad nagu rohkem. Minu alune baas tuli natuke siuke, ma ei saa öelda kusekollane, aga veits kusekollane. Teate küll, kui blondeeritakse nii, aga ei osata väga hästi. Me näeme, Ei, mitte see baas, see tuli väär, see on Electric Mango. Okay. Aga tema see alumine blondeeritud toon jäi natuke liiga soe ja siis ei tulnud päris siuke bubblegum pink on siuke... Nad ütles, et pesen paar korda pead ja kui väga pekki läheb, siis saab alati juuksed maha ajada. See on nagu maskuliinsete inimeste puhul nii hea
nagu, et meestel lihtne sellega, jah, või noh, maskudel, kellel ei ole seda, et tahaks nagu juukseid välja kasvatada, mida mina nüüd üritan teha. Sa arvad, et sa oled mask või? Mina ei ole, Mell on. Ma olen lihtsalt, I'm a blob. Ma olen amööb. Aga amööb on ju tore. On ja liigud nagu elus ringi. mul tuleb mingi... Veered elus ringi. Täpselt, ei, see on niimoodi aeled. Nagu amööb ei veere. Amööb on ju vaata, ta on no üherakuline ja. Jah, sisuliselt lihtsalt loivad, aga terve kehaga. Jaa. Aga see ei olnud mu küsimus tegelikult. Jaa, sorry. Sest lugejad, kuulajad võivad oma peas, kellel attention span'i on 3 kraadi rohkem, saavad lugeda, mitu teemat meil pooleli jääb, sest uus teema tuleb peale. Ja seda podcasti kuulata 0,5 kiirusel, et see on nagu okei, et lihtsalt seda infot kõike nagu enda sammutada. Ei ole vaja. Tead miks või? Sest ma ei ütle mitte midagi nii tähtsat. Kelle pea peaks olema täidetud minu mõtetega? Ma vaevu tahan, et minu pea on täidetud minu mõtetega. Ei, igal ühel oma. Selles mõttes kõigil on midagi. Selles mõttes, et... Ja Pop-off Monarchs nagu. Okay. Tehke, mis te tahate. Jaana Levitina tegi parima nalja sellega. Sest vaata, see on see, ka interneti nali on see, et pop-off king, pop-off queen. Aga see mittebinaarne. Ja tee seda ja siis ma, minu kihlatu, kes on mittebinaarne, siis ma olen talle nagu pop-off monarch, on ju, või pop-off king, eks ole, sest nagu maskuliinsus on tema jaoks okei. Ja siis nägin peol Jaana Levitinat ja ta tegi ka midagi väga cool ja ma olin, pop-off queen. Ja siis ta oli, ei ole pop-off, on Levitina. Ei ole jah pop-off. Ja mis on nagu, see oli nii hea nali. Jah. Sorry, Jaana, ma praegu rääkisin su nalja nagu sinu eest ära, aga ikkagi. Ma usun, et ta saab seda veel kasutada. Jaa, see on lihtsalt vaimustav nagu. Ma ei tea, kas see oli tal kuskil olemas või see oli mingi spark of... Ja, mulle meeldib vähemalt sa andsid nagu creditit selles mõttes, et see muidugi, ega ma ei, see ei oleks loogiline, kui mina selle nalja räägiks oma mätta otsast, et tuleb krediitida. Aga te mõlemad teete ju tegelikult dragi oma siis kaaslase partneri kihlatu tulevas abigasaga, mida iganes seda öelda ta kohta, et... Husbando. Sorry? Husbando. Ta vahepeal ütleb mulle vaifu juba. Ja siis... Husbando? Jaa. No nagu vaata, vaifu on see internetitermin on ju, nagu sul on anime vaifu ja sul võib ka päris vaifu olla vaifu on ju. Ja siis enne kui meil sõrmused olid sõrmes, siis ta ikka vahepeal ütles vaifu mulle mingis kontekstis ja siis ma olen lihtsalt nagu see single lady stance, et nagu okei. Et kus mu sõrmus on siis on ju. Ja et nagu sa... Kus su sõrmus on siis? Ja praegu on kotis. Aga ma lähen toon ära selle kotis, kui see on okei. Ei, nagu... Ei, ärme... Olgu, me ei hakka... Me usume. Sest ma veel ekstra teadsin, et sellest tuleb juttu täna, nii et ma viskasin selle sõrmuse kotti. See ei ole kinda sõbralik sõrmus, see on väga ilus sõrmus. Aga ta ei ole kinda sõbralik ja kuna kinda ilma alles hakkab nüüd taanduma, siis ta käib minuga kaasas, nii et ta on mul selles ehte karbis seljakotis ja kui ma näen tuttavaid ja siis olen nagu mingi me kihlusime ja siis on, ma tahan sõrmust näha, siis ma võtan selle kotist välja nagu tada. Võiks karbis olla lausa vaata. Nojah, ta ongi selles. Okei. Ja see... Aga siis sa saad Patreonis näidata seda? Jah, täpselt. Mitte, et sellest ei oleks minu Instagramis nagu pildid üleval, aga oi ei, inimesed peavad tegema 3 klikki oma telefonist, horror. Okei, aga... See on fidget ring. Lahe. Proovi seda. See ei ole nagu marketida see fidget ring. Sinul, et vist võib-olla läheb pöidlasse, mulle perenklen paksud sõrmed. Sorry, ma lihtsalt olen töötuna nälginud, vaata, ma olen lihtsalt sõrmed on kõraks läinud. Ja see oli lihtsalt, ma ei tea, New Yorkeri meeste osakonnas. Mell ostis selle tegelikult endale ja siis ma lihtsalt võtsin selle ära, sest ta ei kandnud seda mingi mitu kuud järjest ja siis ma pakkusin talle uue parema kodu ja nüüd see ongi jah siin niimoodi ja on sisuliselt nagu fidget ring. Aga see ei ole mu küsimus endiselt. Nii. Mu küsimus oli see, et kas 2 drag kingi teevad head nahka, et sa selles mõttes, kui te mõlemad teete dragi, kuidas nagu sellega on, et tavaliselt drag queen'id omavahel ei taha nagu olla koos? Me dragis seksinud ei ole, aga abielu see ettepanek toimus küll dragis. Seda lugu ta vist rääkis ka kunagi Dissidendi viimases episoodis. Nii et ma ei hakka seda lugu kordama. Aga see oli jah, kell 5 hommikul ja drag meigis, aga
kuna tema teeb nagu exclusively tracking'i ja ma tegelikult esimest korda, kui ma nägin teda inimesena, oli ka laval, siis ma olin nagu päriselt? jaa, me ei tutvunud nagu päriselus, ma nagu esimest korda nägin teda laval ja tema minuga tutvus päriselus. Okei. Mis üritusel? Ma arvan, nagu mul on mälupilt, et see oli Heldekeses. Aga võib-olla, okei. Aga jah, igatahes ma tean, et mina nagu nägin teda laval esimesena ja siis ta oli, et oot, aga miks sa siis hakkasid mul umbes külge lööma, ma olen nagu, sa tundusid huvitav. Ja siis ta oli, aga mis minu juures oli huvitav? Ma ei hoia kallis infot tagasi sinu käest, kui mul oleks meeles rohkem oma tolleaegseid mõtteid, ma jagaksin neid sinuga. Aga ei, ma olin lihtsalt, ma mäletan, et omega ta tundub huvitav. Tahaks temaga tutvuda. Ja siis mitu üritust, kus ma vaatasin, et ta tegi ühes mingis suvelaagris kunagi, pidi tegema tracking'i töötuba, siis ta jäi koroonasse, mis tegelikult ei olnud koroona, vaid oli lihtsalt gripp või mingi külmetus keset suve. The best on ju, külmetusega keset suve parim. Ja siis jah, lõpuks me tutvusime niimoodi, et me mõlemad üksteisega oli Festhartil aastal, see oligi, jah, see oli 2021. No oli sest tagasi. 2021 täpselt siis, kui oli see, et kinni lahti asjad pidi olema ju, sest praegu on 26 ja meil sai 5 aastat täis kihlumise ajal. Jah. Ei oota, praegu on 26, siis oli 25, siis oli 2020. Pandeemia esimene aasta. Jah, täpselt. Okay. Ehk siis olidki niimoodi, et oli see üks nädal, kus vahepeal sai mingid üritusi korraldada ja siis nagu näost näkku ja siis oli veel üks tracking'i töötuba ühe ägeda Suurbritannia kingiga nagu videosilla vahendusel, et olid Eestis ja Lätis olid nagu need vaatamispartid ja siis teeme ise järgi. Ja siis ta sisuliselt kutsus mind välja, aga ta kutsus mind välja nii, et ta kutsus ennast mulle süüa tegema. Sest nende 2 ürituse vahepeal oli tulnud see, et enam ei saa minna välja sööma. Nii et siis ta kutsus ennast mulle külla. No, tore ju. Ja ta tegi mulle väga hea toidu ja siiamaani teeb mulle väga häid toita, nii et. Ja millal sa enda jaoks avastasid siis selle dragi maailma selles osas, et okei, ma tahaks ise ka nüüd proovida? Mul on mingi genderfuckeri asi alati meeldinud ja nagu riietega ka mingid ülikonnad ja särgid-värgid, nagu läbi stiili ja läbi riiete ma olen ennast väljendanud umbes, ma ei tea, nii kaua kui ma mäletan, et ma mingi hetk umbes 10-aastasena ma olin nagu ema ütles, et vali ise endale riided välja. Ma olin nagu, ma ei viitsi, ma ei jaksa tegeleda sellega ja siis ta oli nagu, ei, vali ise. Ja siis jah, umbes sellest ajast saati ma ikkagi panen nagu mingeid oma komplekte ise kokku ja seal on olnud palju erinevaid huvitavaid asju, mida võib-olla nagu enam ei paneks selles või teises versioonis selga. Näiteks mu keskkooli lõpukleit oli siuke nagu punane kreemikoogike. Need sisuliselt olid ainult nagu jäsemed ja punane tutt. See oli nagu et korseti osa ja siis oli see nagu fluffy siuke ballerina skirt, aga selle üks mu sõbranna ise õmbles mulle ja siis ta ei ole võib-olla jah ei hoidnud nii hästi, kui professionaalne kleit võib-olla oleks hoidnud, mitte et ma paneks sõbrannale puid alla, kes selle mulle õmbles, see oli väga timm ja väga äge. Aga ma praegu vaatan küll ja mõtlen, et võib-olla mitte. Nii et ühesõnaga ma olen neid stiiliämbreid ka ikka läbi kolistanud ja Aga kes ei oleks selles mõttes? No muidugi, aga ma olen jah oma nagu stiili, ma tunnen, ma olen välja teeninud selle nende ämbritega ja siis jah, selline nagu mingi genderfuckeri riietega mulle juba nagu varem meeldis ja see trackingi asi tundus lihtsalt nagu mega huvitav, sest meik oli ka mingi hetk mul nagu natukene eri huvi moodi ja mul avaneski nagu võimalus, et teha seda, sest oli neid töötubasid paar tükki ja siis proovid ja vaatad ja oled nagu mingi, see on lahe, see on cool ja esineda on mulle alati meeldinud, nii et panna nagu 2 ägedat või isegi 3 ägedat asja kokku, et mulle meeldib meik, mulle meeldivad ägedad kostüümid ja riided ja mulle meeldib esineda, et
ma arvan, et see oli ainult aja küsimus, millal ma hakkan drag'iga tegelema. Ja mulle meeldib su drag-artisti nimi ka, et see Max Toxic. See kõigil on olnud üks eks, kes on Max Toxic. Vähemalt üks. Ja tavaliselt olen mina olnud see eks, kes on Max Toxic olnud. Ei, see on aus, see on okei. Noh, aga me kõik areneme. Või taandareng. Ja mõnikord on taandareng ka areng. Aga siiski. Ja talle sündis mingi hetk ka selle Pedestrian Drag School'i ajal minu meelest sündis ka õde. Maxima Toxic. Sest nagu ma ei tee nagu alati nagu ainult drag kingi, ma teen mõnikord ka nagu drag queen'i ja siis mõnikord on siuke thing või drag thing, et siuke päris täpselt aru ei saa, mis soost on ja kas on vajagi. Et nagu mis soost su kass on? Ma'am, that's a cat. No tavaliselt Eestis ütled, et koerad on poisid ja kassid on tüdrukud. Ja, seda küll. Aga et ma ei tea, oh my god, sul on isane kass ja sa panid talle nüüd roosa lipsu juustesse. Nagu, ma ei tea, kassid apparently ei näegi roosat värvi, ütles mu kassi lembene sõbranna. Nii et see ei ole isegi mingi kassi homopropaganda. Aga jah, ühesõnaga sugu on nii nagu, ma ei tea, minu jaoks küll nagu siuke voolav asi. Et ma nagu praegu olengi mingi she, they pronounidega, et selles mõttes... No eesti keeles seda vaata ei ole vaja. Aga eesti keeles ei ole see üldse teema, et ongi mingi tema, mind ei häiri otseselt mingid siuksed tüdrukud ja neiukesed, kui just mingid... okei. Kui mingid nilbed mehed seda ei ütle, sest nagu neiu võib olla selline, kuigi viimane kord, kui ma kodust väljas käisin, siis mind tituleeriti 40-aastaseks lesbiks, so ma arvan, et see neiu väga-väga kiiresti hakkab tädiks muutuma minu elus. Ja ma pean sellega oma rahu tegema, aga et jah, siuke, et neiu, te pillasite midagi maha. Seda saab öelda nii neutraalselt. Et esimene neiu, mis mul tuli, oli siuke veits nilbe häälega, nii et siis, aga ongi, et mingi tüdruk, naine, tädi. Aga proua? Mis asi minust? None of me gives proua vibes. Mul on juba mingi 20-sest alates öeldud proua. Aga see vist sellepärast mulle meeldib ka suuri kasukaid. Ja sa oled rohkem välja peetud kui mina. Vähemalt selles visuaalses osas kindlasti. Et sinu riided ikkagi nõuavad natukene nagu rohkem prouat. Mina oma mingi nahktagis ja tanksaabastes nagu that's not proua material. No. Jah, ma enam nagu ei solvu selle proua peale, aga neiu on mind alati häirinud. Okay. Ma ei tea, miks, aga neiu on siuke, et kui sa ütled mulle tüdruk või neiu, sa tunnen, et see on kuidagi, kas ma ütlen, nagu patroniseeriv või infantaalne või siuke, et nagu ma olen ju infantiliseeriv. Jah, täpselt, et ma olen ikkagi täiskasvanud naine. Pigem ütle siis juba proua, vaata, pigem ma siis olen kas või väärikas. No ja see ongi see, et sa saad selle prouaga, sa saad rohkem seda... Aga kui on tõesti... ja eriti kui on mingi noorem, mingi LHV müügi või mis iganes seal poodides on, ütleb mingi neiu tüdruk või kas ma nagu wow, nagu ei aitäh. Okei, poisiklutt, mis tahad? Ja, et see... Ei, no see on täpselt nagu siis, liitidki vastu midagi. No jah, vaata siis, aga point on ka selles, et kui sa juba vehid mulle käega niimoodi, siis ma saan aru, et sa räägid minuga, et ma küll autist, aga ma nagu sellest saan aru, kui sa vaatad mulle otsa. Visual clues on ju. Ja, et vabandust, on ju, et ma saan aru, et sa tahab mind kõnetada, et sul ei ole vaja sinna panna juurde veel mingit asja. Ja. See mulle ei meeldi see, et nad soostavad kõiki nagu. Ja, aga ma olen isegi näinud seda X-baaris, kus ma olin ühe oma mittebinaarses sõbraga ja siis tuli mingi Põlva lesbi oli, kas sa oled mees või naine? Vaband, ma ei taha midagi halba. Ma ei mõtle midagi, ma lihtsalt tahan teada. Et kas ajada külge või mitte ajada? Ma ei tea. Nii, aga kuidas see olukord, mis läks? Mis ta siis ütles, et okei, ma olen mitte binaarne? Ei, ta ütles, et... Ei kumbki? Ta ütles, et ei täna vist rohkem nagu naine oma punaste huultega või ta oli imelik olla, vaata, siis et oligi siuke, et see tuli nii järsku peale, vaata, sa mingi istud seal väljas mingi et see on jah siuke, et eesti keeles tavaliselt ei ole vaata üldse see pronounsi teema, see teema ja ka veider on ka ju, kui keegi siukses safe space'is tuleb, lendab sulle nagu peale, et kumb sa siis oled või nagu et Ma saan ka aru nagu tema loogikast, et tundus, et vaata värske liha tuli letti, on ju. Ma kujutan, et X-baaris on enamasti samad kunded ja kui sa oled juba nagu kõigile neile ligi ajanud, siis on värske liha alati hea, on ju. Ja hea on ju küsida. Aga ütleme, et
jah, võib-olla seda küsimust saab natuke ja sujuvamalt sõnastada, võib-olla tere öelda enne. Tere võiks alustaks terehest. Ja, absoluutselt. See oleks hea soovitus, jah. Aga jah, stand-upiga on see, kui ma olen inglise keeles teinud, siis ka vahel on ka need pronouns'id, ma täiega põen, et ma ei taha öelda valesti, ma lihtsalt ka see haju mõtleb liiga kiiresti ja et ma nagu üldse ei taha kedagi solvata, et aga vahel on mul ka läinud sassi. Ei no ikka läheb sassi ja ongi lihtsalt see, et kui sa ütledki midagi näiteks transinimesele või kellelegi ütledki midagi valesti, siis lihtsalt vabanda ja liigu edasi, sest no mina olen vahepeal jäänud nagu, kui ma ütlen midagi eriti lolli, see on see, et ma jään oma peas ise rumineerima selle üle ja siis on küll täiega nagu, issand, holy shit, ma peaks paremini teadma, ma mingi transälla ja kõike on ja et nagu mis mõttes ma nüüd praegu unustasin ära mingi pronouni või šalalala, aga ei, ma panen ka puusse mingit asja. Aga siis ongi vabanda ja liigu edasi, sest nagu muidu see, kui sa jääd pidevalt nagu vabandama ja seda esile tooma, siis on sellele teisele inimesele ka mega tüütu. Aga sina võib-olla ütled esimest korda valesti, aga talle kindlasti on kahjuks kindlasti ilmselt enne ka midagi valesti öeldud, nii et tema jaoks on see lihtsalt oh my god, mingi järjekordne asi. Aga jah, vahepeal oma peas on küll nagu issand, ole juba targem. Ei, aga see tüütu, aga ma saan aru, et see ei tule nagu selles mõttes negatiivsest või halvast kohast, vaid see tulebki lihtsalt, see on eksimus, on ja, et see ei olegi selles mõttes. Aga mis ma nende teemade peale mõtlen ongi, et varsti on Baltic Pride tulemas juunis. No ma eeldan, et sa võtad osa ja... Kindlasti kuskil. Eelmine kord ma sain rongkäigus osaleda täpselt 100 meetrit, sellepärast, et ma panin Eesti Transinimeste Ühingu telki püsti terve rongkäigu aja. Okay. Transella of the year 5 years in running. Minu meelest, kas see oli siis, kui oli mingi tohutu rahvamass koos või? See oli siis, kui see lõppes seal Tornide väljakul. See rongkäik ja siis seal olid need mingid telgid ja asjad ja siis jah. See oli ikka, see oli ikka prime, ma ju nagu... Ja see oli nagu mõnus, see oli nagu siuke tunne, et ongi nagu ei ole see, et sa teed oma jalutuskäigu ära ja siis lähed gruppides koju, sest... See oli kõik koos. Ma olin nagu terve päeva koos ja pärast oli veel Sveta ja kõik nagu... Ja täpselt oligi, et siis me võtsime veel telgi maha ja... Siis mul oli veel lootust. Siis ma nagu tundsin, et veel on lootust. Ja korraks oli tore. Korraks oli tore, jah. Ja siis tagasi reaalsusesse. Nii et jah, tuleb Pride. Tuleb Pride, jah. Enne seda on ju 17. mail on see imeliku nimega rahvusvaheline, mis on Ida-Hobbit, jah. Väga veider nimi on selle minu jaoks, mulle kunagi meelde. International Day Against Transphobia, Homophobia, Biphobia. Et seda ka, ma ei tea, kui väga sellest Eestis räägid. Hobbit ehk siis nagu homo, bi, transfoobia vastane päev. Hobbit. Nagu käbus. Nagu käbik. Jah. Okei. Et ma lugesin sinu seda artiklit, mis sa paar aastat tagasi kirjutasid sel teemal ja et kuidas biid on nagu ära unustatud alati igal pool ja ma arvan, et see on siiani... see tekst on nagu evergreen. Et ega ongi. Ja vaata, meie oleme veel nagu naisbiid, meie veel oleme olemas, on ju. Jaa. Aga meesbiid ei ole üldse. See on müüt. Ükski mees ei ole biseksuaalne. Ta kas veel ei tea, eks ole, et ta on homo või siis ma ei kujuta ette, No mina olen ka seda kõrvalt selles mõttes näinud, et inimesed on palju rohkem aktsepteerivad minu suhtes kui näiteks mu sõbra suhtes, kes on ja nagu inimesed ei usu reaalselt. Mingi, ei, et ikkagi, et need naised ei lähe arvesse, sest nüüd ta on mehega vaata umbes, et siis nagu... Jaa, mina olen ka nüüd lesbi. See, et ma olen maganud protsentuaalselt kahjuks rohkemate meeste kui naiste või mittebinaarsete inimestega ei loe. Nüüd ma olen lesbi. Ütleb kes? Mingid 20-aastased karaokebaaris? Ei, aga ikka on ju. Tegelikult meil on B for B relationship, Meil on ka B. Jah. Nii et, aga jaa, selles mõttes ongi nagu meid lihtsalt nagu pole olemas. Et naised suudlevad naistega peamiselt selleks, et saada, eks ole, meeste tähelepanu, on ju. Juhu. See on mingi nii 2007 arusaam kusagilt Hollywoodi klubist. L-word umbes. Mina ei ole L-wordi kunagi vaadanud. Mina ka ei ole. Inimesed alati šokeeritud, ma ei ole vaadanud päriselt. Mina ka ei ole. Aga kõik on mingi, sa pead, kas ma pean?
kui inimesed ütlevad mulle, et ma pean midagi tegema, siis seda vähem ma seda teen. Täiega see... ja, see on aus. Aga jaa, sest et mis põhiline asi, mida nagu BD puhul arvatakse, ongi, et jah, sa peaks tegema põhimõtteliselt tabelit umbes, et kummale poole kaldu ja siis sellest ongi, et kas sa tegelikult oled hetero või sa tegelikult oled lesbi, onju, et ega sa ei saa... Isegi 60-ndatel tehti ju juba see Kinsey scale. Okei. Selle testi saab siiamaani vist internetis teha, et sisuliselt ongi 0-6, et 0 on nagu puhtalt heteroseksuaalne, siis 1 on, mulle meeldib see sõnastus, accidentally homosexual, still mostly heterosexual. Okay. Siis number 2 on more than accidentally homosexual, but still mostly heterosexual. 3 on bi, et noh, lihtsalt nagu vahet pole kummale, et sisuliselt pooleks. Ja siis 6 on ju fully homo. No, ma ei tea, accidentally heterosexual, but still homosexual on aga lõpus. Kas see accidentally, mis sa mingi koperdasid kogemata? Ups! Ei no, ma ei tea, et ühel peol panin mingi tšikiga läga, aga tegelikult ei meeldinud ikka nii väga, et noh. Mul on sõbrad, kes on nagu, ma tean, mul on päris mitu sõpra, kes on nagu minu meelest seal 1 või 1.5. Okay. Et nad on sirged, aga nagu... kui nad võib-olla natukene rohkem avastaksid oma tundeid, kui see on teema nende jaoks, siis nagu nad võiksid sinna bi-poole kaldu olla küll. Peaks ka tegema seda testi, tahaks teada, mitu punkti ma siis saan. No ja siis on muidugi ka X, mis on aseksuaalne. Et jah, seal ongi umbes ala küsimus, et kas kolmeka kompositsioon, noh nagu sooline kompositsioon, et kas see on kahe mehega või mehe ja naisega, et kas see mõjutaks sinu osavõtmissoovi või noh, ma ei tea, mingi. Seal on nagu huvitavad küsimused, aga see Kinsey teema, noh, ega ta ei olnud ka täiesti probleemitu, kes 60-ndatel üldse oli, enamus asju toona nagu, noh, mingid teadus ja sellised asjad on ikkagi problemaatilisel teel saadud. Aga mul on tunne, et see nagu on huvitav viis, kuidas vaadata seda asja ja mulle meeldib termin accidentally homosexual. See ka nagu, ma pean selle claimima, ma arvan. See oleks päris hea kusagil Bumble'is mingi profiilina või mingi, et accidentally gay ups. Nagu ei, see, noh, mul on nagu rohkem see, neil päevil on rohkem see, et accidentally heterosexual. No, mõnikord jääb lihtsalt mõni... Sometimes straight, always gay. Jah, see on tõsi. You heard it here first. Aga jaa, nii veider on olnud selle bi teemaga, sest et mul on siiani kusjuures tuttavaid, kes on mingi, et ja Sille on bi või noh, ja umbes, et see on, kõik naised on ju natuke biid umbes või noh, ma võigi no ei, tegelikult päris nii ei ole. On olemas sirgeid naisi. Apparently on olemas sirgeid naisi ja me lihtsalt ei tea neid enamikke. Nagu... No mitte minu tutvusringkond. No, meil on väärringkond nagu enamasti. Aga okei, ma tegelikult tean küll, ma ei saa öelda, ma ei tea, muidugi ma tean, et mul on ju inimesed, kes on ka abielus ja mida iganes. Ja see, et abielus on, ei tähenda midagi. Ei, no ma tean. Nüüd võivad ka homod abielluda Sille. Apparently, aga mitte mina vaata. me jõudsime Helgi Saldaga enne kord selle tõdemuseni, et asi on meis, vaata, kui on abieluvõrdsus 2 aastat juba ja noh, siis meil on ainuke lootus. Mul läks 5 aastat aega, et oma kallimaga jõuda sinna kohta, kus me mõlemad... No lõpuks on see, et mina ja Helgi jõuame sinna kohta, kus me üksteise teeme ettepanek olema Lavender Marriage'is, happily ever after, ja siis teeme omi asju eraldi. Ja, aga selles mõttes, vaata, oli mingi hetk kutsuti seda, et homomees võtab naise ja see naine on tal beard või? Jah. You will not beard, Helgi. See lihtsalt, see ei ole usutav nagu. Ja tema puhul, jah. Ei. Asi ei ole sinus, asi on temas. aga jaa, siis ongi, et ma nii vihkan neid küsimusi mingi, et aga kumba sa siis eelistad või mingi, kellega on olnud see... Kusjuures tegelikult bi-seksuaalne peaks selle termini järgi olemagi see, et sul on sooline eelistus. Et sa võid nagu kogeda ala näiteks niimoodi, et noh, panseksuaalne on see, et sul ei ole soolist eelistust, aga pannide lipp on nii kole, et I will never.
aga mul on sooline eelistus, et selles mõttes nagu mulle pigem meeldivad naised rohkem. Aga, või siis on see, et a la näiteks ma võin kogeda seksuaalseid tundeid nii meeste, naiste kui mittebinaarsete inimeste vastu, aga näiteks romantilisi tundeid ma kogen ainult naiste vastu või ainult mittebinaarsete inimeste vastu. On ju, et noh, selles mõttes bi ongi see, et sul on nagu võib olla mingi sooline eelistus ja panseksuaalne on see, et noh, sisuliselt ei ole vahet, mis soost inimene on, sa võid kogeda nii seksuaalseid, romantilisi visuaalseid atraktsioone nende vastu. Ja mina olen bi, sest noh, mul ikkagi on mingid eelistused, et. No seda küll, lihtsalt mul on nagu olnud see, et ma olen käinud ühe mittebinaarse inimesega teidil, aga point oli see, et ta liiga noor, muidu ei ole midagi, aga mul ei ole nagu reaalselt olnud tundeid transinimeste vastu, ma ei tea, kas see on nüüd transfoobne või mis iganes, aga lihtsalt noh, ei ole kohanud sellist transinimest, kellega ma tunneks mingisugust, et. Aga vaata, kuniks sa ei tunne, et noh, nagu see kuidagi on täiesti välistatud sinu jaoks. Ma ei näe, et see oleks välistatud minu jaoks. Aga siis ongi see, et. See võib olla mingi eelistused. Ei no, sa oled lesbian, selle pärast sa pole õige türa otsa istunud. Ja neid asju ma ka kuulnud. Aga. Ja see on Toivo Voice nagu. Vahepeal on mingi koht, kuhu saab nii lolli nalja teha. Just, et lihtsalt mis mu point ongi see, et. Ma ei usu, et see on transfoobne. Nii et ongi lihtsalt, sa ei ole kohanud sellist inimest, kelle vastu sul need tunded tekiksid. Jah. Et aga tüüpiline mingi heteromeeste küsimus ongi see, et umbes, et kumb on parem voodis, blablabla. Ja siis mul on ka, et tead mis, mul on olnud väga hea klappi nii meeste kui naistega, aga mitte kõigiga. Mul ei ole lihtsalt, mul ei meeldi kõik naised, keda ma kohtan, nagu ma ei vaata ma sõpru või mingi, et see ei ole, sest et kuidagi hästi nagu üleseksualiseeritud on see, et kõik arvavad, et ma olen bi, mul on nii palju valiku, mul meeldib kõik on minust arvavad, mina olen kõigist arvanud nagu nalja töötada. No, see lihtsalt nagu, see tähendab, et sul on 2 korda rohkem valikut, tähendab ainult see, et sa saad 2 korda rohkem korvi. Ja siin koositakse rohkem. Ja jätakse on read ja siin ja kõik need, et noh, et see üldse see on mingi, et ja gei-matemaatika ei toimi niimoodi, mul on ju, mõtle, kui palju vähem naisi, kui sa oled heteromees, sul on nii palju või nagu rohkem naisi, kellega sul oleks potentsiaali date'ida, kui sa oled bi-naine ja sa vaatad teisi, noh, ma ei saa ju heteronaiste, mina ei saa ju heteronaisi, selles mõttes nagu ma võin vaadata, aga noh, selles mõttes. Üldiselt ei ole mingit pööramist. Protsentuaalselt mul on ju väiksem arv naisi, kellega ma saaksin olla date'ida. See on point, see on mu räägime gei-matemaatikast. Ja see gei-matemaatika tundub mulle hetkel loogiline. Sest minu käest on küsitud väga palju seda, et miks ma olen peamiselt meestega suhtes olnud. Sest et heteromehi on rohkem. Sorry, aga mehi juhtub lihtsamini, jah? Ja ma ütlesin nagu meest ära sebida on minu jaoks ka lihtsam olnud kui naist. Ma saan meeste puhul mingi hetk, kui ma nagu rohkem harjutasin seda skilli, ma ütleks ma mingi 90% nagu sain aru, et kas inimene on must huvitatud, seal oli 3 varianti, et ta kas on minust huvitatud, ta potentsiaalselt võiks olla minust huvitatud, kui ma ise nagu veits muove peale panen, on ju, et seda nagu tekitada või siis nagu see inimene ei taha mind panna. Et ta ei ole huvitatud minust sellisel viisil. Ja ma arvan, et see oli umbes 90% nagu see, et ma tundsin ära. Ja siis see, kusjuures oli esimene vestlus Melliga, et meeste puhul me saame nagu kohe aru, kas nad on meist huvitatud või mitte. Ja siis kõigi teiste puhul on see, et kas ta on lihtsalt sõbralik või ta on minust huvitatud, there is no way to tell. Ja eriti raskeks teeb, kui sa oled spektrumil ja saad autist ja sa niigi ei saa aru, kas inimesed flirdivad sinuga või nad on lihtsalt sõbralikud või toredad või nagu see on nagu minu jaoks ekstra raske olnud, et mina ei saa alati aru, kas ma mingil tüübile olen meeldinud. Mul on olnud olukordi, kus inimesed tulnud mingi, et oh my god, 4 aastat tagasi ma olin mingi full armunud sinust, ma mingi what? Nagu, miks sa ei öelnud mulle? Mitte midagi öelda, ma pole tõrna aimugi. Nagu just putting on the moves ei ole alati piisav. Mul on konkreetselt nagu kaks erinevat juhtumit. Ükskord tüüp küsis nagu, et ma elan siin samas lähedal, lähme minu poole edasi või? Mul nagu, ei, mul on ka kodu, see on siin samas. Mul oleks 4 aastat aega, et saada aru, et ta kutsus mind tegelikult nagu, ma oleks huvitatud olnud, aga lihtsalt täiesti autism, täiesti tism nagu. Ja siis teine kord oli ka baaris nagu noormees oli, et aga ma ei tea, lähme minu poole. Nagu, mis seal toimub?
ma siiralt kas sul on snäkke või? Ja, et kas sa tahad PS5 mängida või nagu, I don't know. Tahad sa mulle mingit ägedat oma kivikollektsiooni näidata või? Lihtsalt, et isegi see, kui ma ütlen, et ma saan aru, see siis vahepeal lihtsalt, et siis ja nagu täiesti ja. No mul oli ühe korra niimoodi, ma olin parima sõbrannaga peol ja siis parim sõbranna ütleb, et vaata see Pihv, kes on Lady Gaga näoga, mingi ta tahab sind, ma mingi what? Ma lihtsalt olin nagu, ma olin tantsuplatsil, ma mingi poleks never või mingi kust, mis või oled, ma ei ole kindel, ta mingi ei nagu usalda mind, nagu see on nii ilmselge, ma mingi okei. Ja siis ma läksin ise temaga rääkima, onju, siis tuli välja ma olin nagu vau, ma pean oma parim sõbrannaga kaasas kandma, et kas tema tahab või kas tema tahab või nagu, sest mina ausalt, ma olin nii oblivious, ma olin täiesti. Kõigil on vaja wing womanit. Jaa, onju. On, pluss, eks ole, nagu isegi kui sul ei ole nagu mingit autistlikke jooni, siis vahest ikka, et mul on tõesti mingid asjad on, kui keegi mulle konkreetselt otse ei ütle, et ma olen sinust huvitatud rohkem kui sõbrast, et ma nagu, sa meeldid mulle või mida iganes konkreetselt, siis ma tihti ei loe seda välja ja see on nii meeste kui naiste puhul mul olnud ja kuna nagu ikkagi paraku mehed on konkreetsemad või nad julgevad vaata öelda, et et mingi mul on su vastu tunde või sa meeldid või sa oled hot, mida iganes, aga naistega on pigem see, et me oleme head sõbrad, ma ei tea, ma ei ole kindel, ma ei saa aru, onju, et või siis ma ei loe välja lihtsalt ja siis me olemegi lihtsalt olemegi sõbrad ja tore, sest ma ei julge ka liiga peale tükki olla. Lesbilamba sündroom. Lesbilamba? Jaa, sest lambad saavad ka olla, eks ole, geid ja lesbid. Ja siis, ma ei teadnud seda. Ja siis geilambad seksivad rohkem, sest lammaste ühiskonnas, ma ei tea, nende nagu liigiliselt on see, et nagu neil löövad külge nagu ainult mehed. Meeslambad löövad naislammastele külge. Aga kui naislambad on lesbid, siis nad lihtsalt seisavad üksteise kõrval. Turvas. Lesbilamba sündroom. Vau, minu spirit animal hoopis, mitte laama, vaid lesbilammas. Ja võib lesbilama ka olla, võib-olla mingitel nendel, ma tahtsin kõrrelistel öelda, kõrreliste rohusööjatel. Rohusööjatel äkki on lesbilama sündroom ka. Kas ütlesid kõrreliste või? Jah. Saarlase kõrrel. Jah. See tuleb välja siis, eriti kui ma olen nagu mingi excited ja räägin palju ja siis sa autid ennast. Ja ma ei saa öelda keeleline mask, sest ma ei tee seda ka meelega, ma tahaks rääkida võib-olla rohkem nagu saarlane, aga see on ikka see, et ma olen näiteks aktsentidega, inglise keele aktsentidega on ka see, et ma peegeldan hästi palju inimestele nende enda aktsenti või rääkimismaneere, et näiteks ma ei tea, põhikooli ajal jalutasin koju klassivennaga, kes nagu ütleme nii, et vitud ja türad lendasid, siis hakkasid minul ka rohkem lendama, onju. Et lihtsalt see peegeldamine, see on ka nagu see mäskimise ja kui sa oled oma slatteeras, siis su ka vitud ja türad lendavad, et jah. Enam mitte. Vanusega vist oled maha rahunenud rohkem. No jah, võib-olla küll. Või siis mul on valed antidepressandid. Seda kindlasti. Kõik antidepressandid minu jaoks valed, sest mul on allergia kõikide vastu. Päriselt või? Kõikide. Holy shit. Jah, ma küsisin oma psühhiaatrilt, et aga kui ma olen depressioonis, nagu, mis te mulle soovitate, siis mu psühhiaater ütles, sinu puhul Sille soovin edu. Kas sa selle veretesti oled ära teinud või? Sa mõtled geenitesti, jah? Jah. Seal on ka nagu vaata kirjas mingisugused need. Jah. Ja mitte ükski nagu... Sellest tuligi välja, sest ma olen proovinud väga paljusid erinevaid nooremana ja mul olid kohutavad kõrvalmõjud alati ja ma ei saanud nagu seda lubatud efekti nendest ja siis tegelikult ongi, et mulle öeldi, et sorry, sul on liiga paljude vastu needistatud. Aga sellel on veel nagu isegi sellest, et sa andsid geenivara mulle oma vere, sellest on veel nagu spetsiifilisem test. No, minu psühhiaater ütles, et ei ole mõtet siin inimkatse. No ühesõnaga, et ei, aga mis asja, terve vaimse tervise teemaga tegelemine ongi üks suur inimkatse ju. Seega mul on ühesõnaga leitud teine lahendus sellele, et mitte, et ma siis antidepressanti võtta, aga mul tõesti, mul ei ole kunagi olnud, aga ma olen erinevaid proovinud, mul väga ei ole nendest kunagi mingit tolku olnud, et ja siis, kui ma sain selle ära ja mul oli kõik punad, vaatasin, ma mingi... Okei, nüüd on nii palju loogilisem. Ja. Ma olin nagu vau, jah, sellepärast mul oli kogu aeg mingi kõhuprobleemid, ma vahepeal oksendasin neist ja võtsin kaalus juurde, ülihalb olla, apaatne ja ma mingi, kas
kas see on normaalne, ma nagu kogu aeg konstantselt tunnen ülihalvasti ennast lihtsalt, et neid võtta nagu ei see ikka nagu ma vist pigem võtan selle depressiooni kui kõrvalmõjud, et selles mõttes võib-olla vahel see depressioon ei olegi kõige hullem võib-olla, et selles mõttes ega ma enam ei ole, ma just ütlen, ma enam ei ole, aga lihtsalt 20-ndates olin. Palju õnne, ma olen alati nii õnnelik nende inimeste üle, kes nagu üle saavad sellest. Mina veel ei ole jõudnud sinna. Vaata inimesed eeldavad, et ma olen depressioonis, sest ma ei läbi põlenud, aga need ei käi koos tingimata. Jah, nad võivad olla, üks ei välista teist on ju, aga point oli selles, et ma olin nagu selles mõttes läbi põlenud, ma olin füüsiliselt võimetu tegema tööd, sest et ma ei maganud, söönud, puhanud, mu energiavarud olid nullis. Miinus nullis. Selles mõttes, et ma magasin vahepeal kuude viis ja iga päev ainult 3-4 tundi. Jõin 5 tassi kohvi, sõin paar võileiba päevas, kui sedagi on ja pluss panin sinna ATH rahte otsa ja pluss vahepeal alkohol ka veel otsa ja lihtsalt kogu aeg see ärevus ja stress ja pinge. Ehk siis ma olin lihtsalt füüsiliselt täiesti nagu lõpuks nii tühjaks tõmmatud, et ma pidin taastuma, sõna otseses mõttes pidin magama, sööma, käima trennis, puhkama, et nagu lihtsalt panemagi pidurid, et see oli mu läbipõle. Mitte see, et ma vihkan ennast või mis iganes mingid depressioonid. Pigem füüsiline läbipõlemine kui see vaimne pool. Ja vaimselt oli ka muidugi vaimne kurnatus ja kõik see, et ma ei saa midagi aru, mu mälu ei töötanud enam, ma ei olnud suuteline normaalselt kirjutama, et ma lihtsalt sopedasin, unustasin asju ära, kõik ajasin sassi, mis päev oli kõik see. Aga see ei olnud sellepärast, et ma olen hullult depressiivne, vaid tõesti ma olin kõik enda ressursid nagu täiesti ära kasutanud. Lihtsalt tõmmanud kõik asjad nii nulli. Ja, et kui ma oleksin saanud seda ennetada sellega, kui ma oleks kuulanud oma juhti, et võtta aeg maha, mine haiguslehe, ja kõike tagantjärgi tarkus oli, aga ma ise olin siuke, et ei, mul on kõik hästi, tegelikult inimesed nägid kõrvalt, et sul ema just suri, et sul ei ole hästi, et mine võtta aeg, ma mingi, mul kohus tunnevad, luban. Ja siis ma lükkasin kogu aeg seda väsimust nagu nädalast nädalasse ja siis lõpuks sai kuu ja siis oligi, et siis kui ma lõpuks jõudsin kuhugi, et okei, ma olin nüüd arsti juures, siis öeldi, nüüd on Hiljas oleks pidanud juba 4 kuud tagasi tegema selle, et enam see haigusleht siin selle koha pealt enam väga ei aita ka, et ja siis ma sain aru, et okei, et ma olin ikka täiesti viimasele piirile, panin oma keha, push'isin oma keha nagu nii üle. Ei, aga vaata, see ongi see, et kui sa ise ei oska pause võtta, siis keha võtab neid sinu eest ja kui sa väga hullu paned, siis ta teeb nagu väga-väga pika pausi sulle elust. Seega need inimesed, kes minuga tutvusid sel hetkel, kui ma olin läbi põlenud, neil on hoopis teistsugune arusaam sellest, kui teistel inimestel, kes muidu mind muul ajal teavad, sest et ma ei olnud nagu mina ise üldse, et ma lihtsalt... Aga sa ei saa identifitseerida ennast ka ainult nagu saavutuste ja energia kaudu, sa oled ikkagi midagi ka väljaspool seda. Ja nüüd on mul läinud pikka aega siin, et selle poolega tegeleda ja kõike, et aga mul ei olnud antidepressante veel, sest oligi, et inimesed kõik oli mingi, et Siil on depressioonis, sellepärast on töötama mingi... Ei, tegelikult see ei olnud see, et lihtsalt kui ma ei oleks lõpetanud töö tegemist, ma oleks reaalselt haiglas lõpetanud. Nagu päriselt, nagu sa võid töötada niimoodi ennast põhimõtteliselt poolsurnuks on ju, et see on võimalik. Ja see tundub nagu võimatus, et kui raske saab olla arvutiga töö tegemine on ju. Okei, boomer mentality. Aga mis see siis sotsiaalmeedias paari kliki ära tegemine pole, et see pole ju päris töö. Võtta, aga mul oli väga vastutusrikas töö, pluss selle kõrval kõik muud asjad, mis ma pidin tegelema pärast tööpäeva ja käima seal notarite juures, käima mingeid muid asju tegema ja matuse korra, kõik siuksed asjad. Ehk siis ma olin non-stop hommikust õhtuni täiesti rakkes, ilma nagu pausita sisuliselt ja kogu aeg arvuti taga lihtsalt õgid mingid jama sisse endale näost ja kõike, et see läks nagu väga käest ja siis samal ajal üritad olla ka hea sõbrannaga ja sünnipäeval ja olla kõike nagu nõuad endalt ja keha lihtsalt koodardab järgi lõpuks ja siis ühel hetkel oli nagu niimoodi tuli piir ette, et mul ei olnud füüsiline võimeline enam voodist tõusma, et lihtsalt ei saanud. No ongi, ütleme, et see depressiooni narratiiv selles läbipõlemises on alati nagu ütleme, et ta on natuke rohkem levinud. Aga kurat, Eestis enese surnuks töötamine samuti levinud. Apparently tõde ja õigus ei olegi fiktsioon, eks ole. 100% ja näiteks kui mitte väga tihti, aga ikka loed neid lugusid, kuidas mingi 40-50 aastane mees on järsku saanud insuldi või infarkti tööl on ja see ongi hea, et inimesed saavadki töötada, see on otseses mõttes surnuks ennast, et see ei ole nagu mingi ja see ei pea olema füüsiline töö selles suhtes, see võibki olla lihtsalt, et sa täiesti neglectid ennast ja et aga jah, eestlased on väga uhked ju, et kui sa oled hustle culture ja kogu aeg 24/7 rakkes ja töötad ja teed ja oled ja näitad ja käid ja see projekt on ju, aga nüüd ma nagu olen aru saanud, et see ei ole jätkusuutlik, et kui ma ei lõpeta selle tegemist, siis ühel hetkel minust pole kollelegi tolku ja ma ei tee mitte midagi. Täpselt. Et nüüd ma võtan rahulikumalt.
väga hea kuulda. Nii et ega selles mõttes raske ongi see osa, et sa saad see esimene samm, et sa märkad, et sul on tegelikult probleem ja tunnistad seda endale nagu piisavalt. Aga esimese ja teise sammu vahel on ka väga pikk maa, et jaa, sa võid küll olla, et nagu jaa, mul on probleem selle asjaga, aga jõuda teise sammuni, et sa actually midagi teed, et sa päriselt teed midagi ära, ma ei tea, hakkad rohkem trennis käima või ma ei tea, paremini sööma või midagi, on ikkagi väga pikk maa. Et esimese nagu esimese sammuni on pikk maa, teise sammuni on ka pikk maa. Edasi hakkab juba, kui me oleme jalad on korra astunud, et siis hakkab tasakesi natukene läheb lihtsamaks astumine, aga ikkagi. Nüüd ma olen palju meeldivam inimene, sest et ma ei ole enam läbi põlenud, aga aasta aega tagasi ma ei olnud kindlasti kõige meeldivam ja et siis mul oli sa ei peagi olema meeldiv teistele ju. No töökaaslastega võiks ikkagi olla, vaata, et mitte nähvata ja vaata ongi see, et kus tõsi, nagu nii viiulikeeled on nii pingul, siis ja siis iga asi, vaata, iga küsimus juba ärritab ja et keegi midagi helistab või nagu, mida sa jälle tahad või ongi, et sa lihtsalt nagu nii piiri, üle piiri tegelikult juba, et kõik närvid on nii pingul, et täpselt, et ja see on tõsi, et tegelikult sa taastudki mingi aasta. Kui mitte rohkem, et mis on crazy mõelda, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et aasta on nii pikka, et võib-olla mul oleks vaja mingi, ma ei tea, nädalast puhkust või niimoodi, et aga Bitch, please, no. Ei. Nädal ega kuu isegi enam ei teinud suurt midagi, aitab, aga see on siuke leevendus, et tegelikult ikkagi on see pikaajaline taastumine. Ja läbipõlemisest välja tulla, eriti kui sa lased neid paar tükki nagu, et sa tuled enam-vähem täpselt nii palju välja, et sa kinda oled inimese kujuline ja siis hakkad otsast pihta ja siis tuleb järgmine peale, sest sa ikkagi tegelikult ei teinud piisavalt nagu been there. Jah, ma tean, sest et sul oli paar aastat tagasi minu meelest. Ja neid mul oligi mingi 2, ma arvan kindlasti, kui mitte 3 jutti. Nii et ma olen nagu praegu, ma ei tea. On praegu parem? Ma ei tea. Okei. Ja see on okei. Jah, et natuke siukses limbos. Et ongi, kuidas mind tutvustada väga keeruline, sellepärast, et ma olen nagu mingi hunt kriimsilme 9 ametit, et ma olen igast asju oma elus teinud ja ei oska nagu ühegagi neist identifitseerida, et kunagi ma olin ajakirjanik, on ja kunagi ma tegin podcasti, praegu räägi ma teen, on ja see on võib-olla, ongi see identiteet, mis hetkel nagu kõige stabiilsem on, aga samas ma ei tea, tööna ma hoian näiteks hetkel lapsi hoopis. Kujutate, et keegi usaldab oma lapsed mulle. See tundub väga fun. Jah, see on okei. Sind on lihtne ka, kui sa käite kusagil jalutamas, siis sind on hea üles leida või see kaota ära, see sulandu massi nagu. Ja nüüd mul on jälle värvilised juuksed, sest ma ei pidanud vastu. Muidu mul on ju olnud terve vikerkaar, mul on kollased juuksed ka enne olnud ja lihtsalt mingi hetk on peeglist hakkas igav vastu vaadata. Kunagi ma värvisin oma juuksed nagu soojaks kastanpruuniks ja siis inimesed ütlesid, et sa näed nii normaalne välja ja et liiga normaalne, et nagu imelik normaalne. Ja siis teine kommentaar, mis tuli, et sa näed nüüd nii usaldusväärne välja, et kui sa üritaksid mulle müüa midagi, siis ma ostaks. Okei, mis on kompliment? Aga mulle sobis see värv tegelikult, siuke soe kastanpruun oli tegelikult täitsa ilus nagu, aga lihtsalt way too normcore. Jah, aga mis sa tahaksid teha? Liiga keeruline küsimus. Aha, ei tea. Välistamismeetod on alati nagu parem olnud. Et seda ma ei taha? Jah. Aga räägi, sulle meeldib teha? Jaa. Kas sind saab varsti kusagil laval ka näha? Jaa, kindlasti. Ma olen oma promomises väga kehv, mida näeb ka mu sotsiaalmeediast, mida ma üldse ei uuenda. Aga tuleb Vikerlava. Vikerlava tuleb Tallinnasse, mis muidu on olnud Tartu Ken Klubi Vikerruumi sarjaüritus, kus kõik, kes on tahtnud kunagi proovida esinemist, ja see ei ole nagu ainult drag, vaid seal meil on olnud nagu meil on olnud muusikalisi numbreid, meil on olnud postitantsijaid, on olnud nagu beebidrääge esimest korda laval, et Vikerlava üritus tuleb, hoidke peal silm Vikerruumi sotsiaalmeedial, ma arvan, seal
mul lihtsalt on kuupäev täiesti nagu see on okei. Blängib praegu. Aga tasub jälgida? Jah, Vikerruumi sotsiaalmeedia. Minu oma ei tasu jälgida, sest ma ei jõua ennast, ma ei suuda sotsiaalmeediat teha. Muidu ma teeks OnlyFansi ka, aga OnlyFans on nii palju sotsiaalmeedia tegemist. Turundamine. Enese turundamine ja seda ma lihtsalt ei suuda teha. Ja, mul ei ole probleem paljas olemisega, mul on probleem sotsiaalmeediaga. See on aus. Inimesed arvavad, et OnlyFans on lihtne. See ei ole, see on ju ka samamoodi kanal, mida sa pead tootma sisu sinna, sa pead turundama seda, leidma kliente nagu inimesed väga alahindavad tegelikult seda tööd, et see ei ole lihtsalt, et mingi tutt paljas ja läheb. Ja paljas olemine on lihtne, sotsiaalmeedia ei ole. Pluss see on terve produktsioon ikkagi, mis nad teevad seal, neil on nagu, mis content sa pakud seal ja sa pead ju mingi sul peab olema kontsept on ju, et mingi nišš ikkagi enamasti, et ei ole lihtsalt see, et on mingi ilus tšikk pesus nagu või ei. Sorry, terve internet on täis seda või selle eest ei pea üldse maksma nagu. Et see on minu jaoks... Vaata bikiinipilte nagu Instagramist sama on ju, et sa pead ikkagi väga tegelikult äriliselt tark olema, et sellega nagu piisavalt teenida. Jah, sest et see nali umbes, et mingi teis OnlyFans või umbes teeni vituga viiekaid on ju. Ja see on suur töö. Teeni vituga viiekaid. See on suur töö. Ja, täpselt. Ongi. See lihtsalt ja sa võid, sa võid teha sellega, aga enamik need, kellel OnlyFans on, nad ei jõua ju kuhugi sellega, see on ainult mingi väga väike protsent ju, kes on tõesti nagu mingid väga top earnerid. Ja nad tavaliselt vist on juba ennevalt kuulsad. Ja, pigem niipidi. Ongi, et sa pead enne olema sotsiaalmeedias kuulus juba ja siis, kui sa OnlyFansi teed, siis sul on nagu piisav nii-öelda kliendibaas juba olemas, et sa saad nagu selle baasilt launchida selle. Seega sinu äriplaan näeb välja seda, et siis sa kõigepealt saad Dragiga kuulsaks on ja üle Euroopa ja siis hakkad OnlyFansi tegema. Kõlab nagu plaan? Jah. Nii et aga siis ma olen juba mingi 50 selleks ajaks, kui see lõpuks jõuab ja siis ma ei tea. Hei, kõigile midagi. Ikka mingi granny shit nagu, I don't know. Ma ei tea ka, kuidas ma vananen. Hetkel tundub, et ma vananen nagu hea piim nagu. Mitte nagu hea vein, vaid hea piim. Aga äkki siis sest ma 33 inimesed nagu viimasel ajal ikka pakuvad mulle nagu rohkem. Ma ei tea, kas see on see nagu mingi need lokid või et kas lokid on mingi vanemate naiste teema või ma ei kujuta ette nagu. Ma ei tea. Ma osalt ei tea. Va ei pakuks sulle 40 selles mõttes. No jah, aga sa tead. Ma arvan, et kui me läheme praegu, ma ei tea, mikrofoniga Tammsaare parki ja küsime mingi 10 inimese käest, kui vana ma välja näen, siis nagu me saame imelikke vastuseid, aga ma ei viitsi sükest lolli asja enam teha. Samas, ma ei tea, vanus ova. Täpselt, vanus on number passis nagu. Mind ei kotti see, mida mingi 20-aastased minust arvavad. Üldiselt, aga jah, lihtsalt see kommentaar. Vähemalt ma olen 40-aastane lesbi. At least I look gay, not straight. Seda küll. Seda ongi, tuleb sellistest kommentaaridest tuleb võtta see nagu see väike positiivne nüanss. Vikerlaval ma esinen ja meil endal tuleb ka Hungris Pride'i ajal üks üritus nagu natuke rahulikum. See kontsept on hetkel veel hästi natukene võib-olla muutub, aga tõenäoliselt on kas drag bingo või drag karaoke. Okei, lahe. Nii et midagi toimub. See on sealt Quiet Queers sarjast, mis on nagu Flintapidu, et kuna igasuguseid teise profiiliga üritusi juba nagu toimub, pluss eks see on see, et Pride'i ajaks ikka üldiselt tuleb nagu natuke rohkem inimesi võib-olla Tallinna ja siis on ka nagu rohkem publikut ka teistele üritustele, mis samal õhtul toimuvad. Nii et muidu on see, et vaata, sa ei tee ühte homoüritust teise homoüritusega samal õhtul, sest ta kannibaliseerite lihtsalt oma publiku ära. Pride. Aga Pride'i ajal on natuke rohkem nagu võib-olla seda publikut ringi käimas, et jah, me teame, et samal õhtul juba midagi toimub, aga vaataks ongi. Jah, aga ma ka esinen Pride'il, nii et saate näha queer stand-upi ja tulge rongkäigule. Võib-olla ma saan aru, et meil võib-olla tuleb relaunch. Võib-olla jah. Jah, see on siuke comeback. Võib-olla comebacki, aga selles detailides ma pean veel kinnitust saama, aga on töös. Seega. Menetlus käib. See on üks minu lemmikfraase. Menetlus käib. Nii et jälgige siis mind ka, Sille Kadrit. Ja peamiselt teda.
ma postitan story'desse palju, ma muidu ei postita, aga story'desse ma jagan päris palju, nii et kuigi millal sul järgmine asi, vaata mu story't, sa ilmselt näed sealt. Ja ma usun, et sul on see mingi reel ka, et mingid tulevased esinemised, kuhu sa... Mul on Linktree link tavaliselt seal bios, kus sa saad vajutada ja siis sa saad näha seda kõike, et neid reelse toota on ka päris, see on aga töö jällegi, aga ma üritan postitada rohkem nüüd regulaarsemalt, nii et mina ei ürita, nii et mind ei ole mõtet jälgida. Saab minu Instagramis saab peamiselt näha mu juuksevärvide ajalugu. Mis on fantastiline ja sul on ju peaaegu kõik värvid olnud ära. Nii et... Ja, ainult mitte must. Sest mustast tagasi tulla on ülikeeruline. Ja siis sisuliselt ongi nulli ajamine ainult. Võt, aga sinuga me jätkame siis Patreonis draamadega. Aitäh kõigile kuulamast. Järgmiste draamadeni siin. See oli siis Draamalama podcast. Mina olin saatejuht Silja Kadri Simer. Tšau, paka! Tšau!